Tere! Mina olen siis Maile Polikarpus, geoloogiateenistuses töötan juhtivhüdrogeoloogina. Koos minuga tegid seda tööd kogu meie hüdrogeoloogia osakonna meeskond, mitte ainult mina üksinda, aga kannan ette mina. Ma vabandan, aga ma alustan sellega, et ma natukene kordan üle mõned põhjaveega seotud põhimõisted, sest et ikka ja jälle on seal segadust ja võib-olla see järgnev tekst on ka siis veidi arusaadavam, kui me saame üksteisest paremini aru. Et väga lihtsalt, et meil on maapinnalt esimene põhjaveekiht, mis on tavaliselt vabapinnaline ehk surveta. Kõik need põhjaveekihid, mis jäävad veepidemete vahele, on üldjuhul survelised. Ja mida see surveline siis tähendab? Et kui sul on maapinnalt esimene vabapinnaline põhjaveekiht, ehk sinu salvkaev näiteks, siis veekiht hakkabki küll sealt, kus sul kaevu veetase hakkab. Aga kui meil on juba sügavamad kaevud, mis lähevad survelisse põhjaveekihti, siis nendes kaevudes veetase tõuseb kõrgemale kui see põhjaveekiht ise. Ehk et seal survelises põhjaveekihis me kõigepealt alandame survetaset kõigepealt, kuni me jõuame siis nii madalale veetasemele, kui hakkame põhjavett ennast kuivendama. Nii, siis on depressioonilehter või põhjaveetaseme alanduslehter. Alanduslehter tekib iga kaevu ümber, kui sa sealt vett võtad. See lihtsalt sõltub sellest, tema suurus ja tema sügavus sõltub sellest, kui hästi see veekiht vett annab või et kui palju sa seda vett võtad. Siis on ka üks selline rusikareegel või, et kui sa pumpad kaevust välja 3 tundi põhjavett, seal veetase alaneb, siis selle taastumiseks läheb ka aega 3 tundi. Ütleme, et see on see rusikareegel. Nüüd siis, mis veel depressioonileht või alanduslehtri levikut lisaks sellele, et kui hästi vett juhib, on ka toitumine. Tavaliselt maapinnalt esimeses põhjaveekihis ei teki väga laialdast alanduslehtrit, sellepärast et see põhjavesi toitub sademetest. Samal ajal, mida sügavamatesse kihtidesse läheme, seda aeglasem on veevahetus ja seetõttu ka see depressioonilehter levik on suurem. Ja kindlasti on ka selle ajafaktor. Mida kehvem on toitumistingimused, mida kauem me pumpame, seda suuremaks depressioonilehter levib. Need on need sellised põhiasjad, mida võiks meeles pidama. Ja see sama füüsikareegel, et vesi liigub kõrgema surve poolt madalama surve poole ja survelises põhjaveekihist võib taga ülesmäge liikuda, kui surved seda lubavad. Nii, aga nüüd vaatame seda hüdrogeoloogilist situatsiooni ja kus meie uuringuala asub. Siin on see meie Arulõuna uuringuala, kus siis oleks see potentsiaalselt rajatav karjäär. Ta asub hüdrogeoloogilise mõistes väljavoolu alal. Pandivere kõrgustik on toiteala, kus toimub põhjavee toitumine. Ja siit, kui meil põhjavesi toitub Pandiverest, ta osa sellest veest juba valgub välja allikatena ja jõgede orgudes. Nii. Nüüd siis sama kuna see meie uuringuala oli, eks ole, selles Arulõuna lubjakivi karjääri alal, siis seal täna juba toimub põhjavee taseme alandamine circa 15 meetrist tema looduslikust tasandist, ehk et siin on juba välja kujunud oma selline depressioonilehter. Nii, põhjavee voolusuund on meil siis Pandiverelt siis mere poole. Nii, ja kui me nüüd siis tõmbame ühe läbilõike sellest, et vaadata ka seda geoloogilist, hüdrogeoloogilist ehitust maa sees, siis kui me oleme Pandiveres, me näeme, et siin on palju erinevaid põhjavee kihtisid. Ja enamus nad kiilduvad välja ehk lõppavad ära. Ja nende väljakiildumiste alad tavaliselt ongi, kas seal on allikavööndid või siis jõeorud, kuhu siis toimub see ka looduslikult see põhjavee väljavool.
Ja kuna meie see uuringuala jääb siia, siin on Arulõuna praegu see sisselõige, näitab meile seda tänast Arulõuna lubjakivikarjääri. Tema ümber on oma depressioonilehter. Siis praktiliselt see meie uuringu alale jääb 2 põhjaveekihti. Üks on siis Lasnamäe Kunda põhjaveekiht ja teine Nordoviitsium Cambriumi põhjaveekiht. Ja kui nüüd vaadata need kriipsjooned siin üleval on, need markeerivad erinevate põhjaveekihtide survetaset. Nii et kui me hakkame Pandiveres võrdlema üksteise kaevude veetasemeid, siis on ikka oluline silmas pidada ka, kus sügavad need kaevud on, eks? Nii et kui meil on Pandiveres, kui juhtub kellelgi olema, üle 200 meetri sügavune kaev, no siis see ulatub siia Ordoviitsium Cambriumi põhjaveekihti. Enamasti erakaevud nii sügavale ikkagi ei lähe, et on peamiselt tegemist siis veehaardekaevudega. Nii et erinevates siis põhjaveekihtidel on erinev veetase. Nii. Ja siis toitumine, eks ole. Jällegi toitumine, kõige paremad toitetingimused on siis maapinna lähedastel, et kui meil näiteks Lasnamäe Kunda siin Pandivere kõrgustiku all on suhteliselt kehvad toitumistingimused, siis siin, kus ta juba avaneb maapinnale, siis temast saab maapinnalt esimene põhjaveekiht, kus toitumistingimused on oluliselt paremad. Nii. Nüüd, mis me selle uuringu käigus siis tegime? Meie uuringuala selgelt see, et hüdrogeolooge ei huvitagi niivõrd see osa, mis ära kaevatakse, vaid see osa, mis jääb sellest kaugemale. Ehk et kuna see mõju läheb sellest või sellest maavara mõttes uuringualast palju kaugemale, siis selgelt arusaadav, et meie see ala, mida meie peame uurima ja millest aru saama, on ka oluliselt suurem. Nii, aga kuna siin oli, eks ole, see töötav kaevandus või karjäär, siis siin koha peal kõikides nendes kaevudes ja samal ajal ka siis Kunda jões olid meil veetaseme andurid, mis mõõtsid veetaset kord tunnis. Samamoodi käisime me vooluhulka mõõtmas nii Toolse kui Kunda jääs. Ehk et siis tegime põhja- ja pinnavee režiimi vaatlusid 2 aasta jooksul. Samamoodi kogusime ka nii pinna kui põhjaveest siis veeproove, et siis kirjeldada seda tänast olukorda. Nii, ja kui nende andmete alusel me siis koostasime nii pinnavee mudelit kui ka siis põhjavee mudel, mis küll tõsi on, tema aluseks on see Viru mudel, mida juba erinevate eelnevate uuringute käigus on kasutatud, mida siis sai olemasolevate andmetega täiendada. Ja nüüd, mis meid siin selles Arulõuna alal kõige rohkem huvitas, ongi see, et kuna siin on töötava karjäär, ta juba kuivendab seda ülemist maapinna lähedast põhjaveekihti. Ja siis oli küsimus, et ta kuivendab, kuidas on tema mõju sellele Kunda jõele. Ja kuidas me saame aru, et tal on mõju selles mõttes, et kas osa jõeveest kaob karjääri poole ära või mitte. Või kui suur see on. Siis selleks oligi meil siin 2 mõõtmispunkti. Ja mõte on siis selles, et seda on enne kõike hästi võrreldav madalvee perioodil. Et reeglina, kui meil on põhjaveest toituvad Eesti tingimustes jõed, siis mida allavoole sa lähed, seda suuremaks läheb su jõe vooluhulk. See on selgesti arusaadav, eks ole, et lähed jõge mööda allapoole, kogu aeg peaks see jõevooluhulk suurenema. Siin selle sama graafikul on siis näha need vooluhulga kõverad. Ja mis me siis nägime on see, et vaatamata sellele, et siin on see karjäär, tal on depressioonilehter, ta jõuab siin jõe alla, siis reeglina me ei näinud seda, et meil oleks olnud negatiivset mõju, et meil oleks allavoolu kunagi suutnud mõõta väiksemat vooluhulka kui ülesvoolu. Mis tähendab seda, et see Kunda jõgi ja tema põhjasetted
peavad küllalt hästi vett. Ehk tal ei ole tänasel oleval karjääril mõju või kui on, siis see mõju on nii palju, et siit poolt lõuna või ida poolt tuleb põhjavesi, mis siis jookseb välja sinna jõkke, võib-olla siis teiselt poolt läheb karjääri poole, aga me ei näe seal täna veekadu. Nüüd siis Toolse jõgi on selles mõttes põnev ja huvitav on see, et Toolse jõgi on meil juba 100 aastat mõjutatud kaevandustegevusest, sest meil on siin suletud Ubja kaevandus, mis avati 1926. Siis meil on veel Ubja põlevkivikaevandus siin üleval, karjäär, jah, tõesti. Karjäär, mis siis täna töötab niimoodi, et kui nad seal kaevandavad, siis nad pumpavad vett, kui neil parasjagu ei kaevanda, siis sealt välja vett ka ei pumbata. Aga reaalsus tähendab siis seda, et suvel tegelikult on selle Toolse jõe ülemjooks kuiv ja tema nii-öelda siis siuke läte on siin Ubja suletud kaevandus. Ja põhiline vesi, mis siit täna Toolse jõge siis toidab, on siis sellest Lõuna-Aru Lubjakivi karjäärist välja pumbatav vesi. Nii, mis juhitakse siis Toolse jõkke. Nii, ja kuna meil olid siin Toolse jões oli andur, siis me nägime, kuidas kaevandus vett välja pumpas ööpäeva ringselt, võis seal veetasemed, sõltuvalt neile vajadustest oli, töötas seal 1 või 3 pumpa. Ehk et meil oli kogu aeg oli see nii-öelda kaevanduse või karjääri see pumpade töö siin Toolse jões näha. Ja mis siis oli eriti huvitav või põnev või minu jaoks, eks ole, on see, et ilmselgelt, et kui meil on see Toolse jõgi, siis ta on õkvendatud. Sa näed, seal lubjakivid on väljas. Siis on siin see kaev ja see kaev, mõlemad on jälle maapinnalt esimeses põhjaveekihis. See karjäärivesi ju suunatakse siit minema. Ja nüüd, kui suvisel ajal oled väga hästi näha, kuidas siin jõe ääres olevatel kaevudel veetase käis kaasa selle karjääri või selle jõe veetasemega. Siis me näeme, et Toolse jõgi osa Toolse jõest pumbatud veest, jõkke pumbatud veest suundub siis tagasi karjääri poole. Ja lihtsalt siin ma juhiks lihtsalt tähelepanu nendele piikidele siin. Need on siis see, et kuna kord tunnis käis mõõtmine, siis sel hetkel, kui kaevus vett tarbiti, siis need on need nii-öelda tarbimise hetked, kus veetase siis alaneb kaevus ja pärast tagasi tuleb. Need on erakaevud. Nii. Nüüd, see oli siis see, nii-öelda see, mida me seal mõõtsime ja uurisime ja mida siis tead saime nii-öelda koha peal. Nüüd siis nendele mõjudele. Kui me nüüd selle karjääri sinna rajaks, selle fosforiidi karjääri, siis kui enne oli siin see osa oli siis see Lõuna-Aru Lubjakivi karjäär, siis päris karjäär, fosforiidi karjäär võtaks sellise ala sellest ristlõikest. Nüüd ilmselgelt, et selleks, et seda karjääris seal töötada saaks, on vaja seda põhjavee taset alandada karjääri põhjast sügavamale. Ja me mõjutame siis otseselt seda 2 põhjaveekihti. Seda Lasnamäe kundut, mida juba enne mõjutati, mõjutame seda veel rohkem ja siis tema all olevat põhjaveekihti, mida me täna mõjutanud ei ole. Depressioonilehter ehk siis alanduslehter, mis selle karjääri ümber tekib, on sügavam või suurem. Põhjaveetaseme alandus on suurem seal karjääri lähistel ja mida kaugemale läheme, seda väiksemaks see alanduslehter meil muutub. Ja nüüd ma tulen just tagasi selle survetaseme juurde, et kui siin karjääris endas me tõepoolest hakkame juba põhjaveekihti kuivendama, siis tegelikult karjäärist kaugemale kogu see põhjaveekiht jääb endiselt surveliseks. Me alandame survetaset. Nii. Nüüd kui vaadata, näeb jah, päris õudne pilt. Depressioonilehter ehk siis alanduslehter, mis siis tänan korra tagasi tekib selles põhjaveekihis, mis on siin see kõige alumine.
Ordovicium cambrium. Ehk et Pandiveres on see 200 meetri sügavusel. Selle depressiooni lehtri mõju mõjutab neid kaevusid, mis on sügaval, mis ulatuvad sinna Ordovicium cambriumisse. Ei ole mingit mõtet karta salvkaevus Tapal veetaseme alanemist, sest me otseselt neid põhjaveekihte ju ei mõjutanud. Nüüd või ütleme niimoodi, et selles Ordovicium cambriumi põhjaveekihis me alandame survetaset. Kaevud, mis saavad pihta, on tõesti need, mis jäävad siia karjääri sisse või tõesti tema vahetus lähedusse. Teiste puhul on ikkagi see, et põhiasi on, et veetase langeb, sa pead kas pumpa sügavamal laskma või on vaja siis uut pumpa, millel oleks parem tõstekõrgus. Nii, siin on siis ka toodud ära need veehaarded, mis peamiselt seda Ordovicium cambriumi põhjaveekihi vett tarbiksid ja millele on selle varu arvutatud. Ja siis nagu ma ütlesin, et nii kaua, kui me tekitame seda depressioonilehtrit, antud juhul siis 8 aastat, siis kui me lõpetame vee välja pumpamise, siis see hakkab taastuma. Ja rusikareegli järgi oleks see, et taastumine võtab aega 8 aastat. Ehk et siis, kui mul on siin see kuna meil oli siis kaevandus töötas 8 aastat, siis läheb 8 aastat selle depressioonilehtri tagasi täitmiseks. Nüüd, kui me vaatame seda maapinnalt esimest põhjaveekihti, mis oli meil siis praktiliselt ikkagi selle avamuse alal, kus toitumistingimused on oluliselt paremad, seega see lehter jääb väiksemaks. Küll aga siin on ju need murekohad, kus on majapidamises madalaid kaevusid, seal 10-meetrised kaevud ja seal on juba 2-meetrine alandus oluline. Nii et siis kõige rohkem selliseid ikkagi need muret tekitavaid inimese seisukohalt on ikkagi nendes majapidamistest, kus on madalad kaevud. Nii. Ja nüüd siis nendest veekogustust endast, et selleks, et meil oli vaja, seda veetaset alandada, me peame vett välja pumpama ja palju seda vett siis on. Ja siin on toodud siis 2 seda põhjaveekihti, eks meil oli see Lasnamäe Kunda ja siis Ordovicium cambrium. Siis Ordovicium cambriumi veekihist on kusagil 25 000 kuupmeetrit ööpäevas. Siis Lasnamäe Kundast kuskil 24 000 kuupmeetrit ööpäevas. See siis aastate, kuna karjäär laieneb, siis see muutub see depressioonilehtri suurus ja pumbatavad väekogused. Aga siia on siis toodud ka taustale, et veekõrvaldus siis meie tänastest töötavatest karjääridest ja kaevandustest, kus siis põhimõtteliselt see vee välja pumpamise hulk on võrreldav tänase Ojamaa kaevandusega. Nii, ja siis see põhjus või et milline see mõju võiks olla siis pinnaveele on see, et kuna see depressioonileht läheks suuremaks, siis võimalik mõju siis Toolse jõevoolu hulgale oleks 0,14 kuupmeetrit ööpäevas ehk siis tekiks vee kadu sinna karjääri suunas. Ja kuna me Toolse jõkke hakkame edaspidi endiselt pumpama, siis seal tegelikult see voolu hulk suureneb. Ja siis, kuna praegu ma rääkisin peamiselt sellest dünaamikast ja veetasemest, siis tänane olukord on siis selline, et jah, Lasnamäe Kunda põhjaveekiht on meil aktiivne veevahetusvöö. Seal on karjääri tegevuse mõju ja seal me näeme kõrgemaid sulfaadi, raua ja mangaanisisaldusi. Raskmetalli sisaldusi on, aga need on väiksed. Ja seda, et osa sellest jõkke pumbatud veest läheb põhjaveekihti tagasi. Siis Ordovicium cambriumi põhjaveekompleksi siis veevahetus on aeglane. Seal on säilinud liustikuaegne vesi. Tal on hea looduslik kvaliteet, vähene karedus, vähe raskmetalle. Kohati võib olla siis raua, mangaani ja boori sisaldused kõrgemad kui siis joogivee piirsisaldused. Nii, mis siis nüüd siis, kui me hakkame kaevandama, mis juhtub siis?
Reeglina selle Ordovicium Cambriumi põhjaveekompleksiks, seal on ikkagi see põhiline mõju on ikkagi seal selles karjääri lähiümbruses. Või siis on seotud siis lokaalsete rikete ja või veehaaretega, kus see veevahetus on kiirem ja sealt tõmmatakse ülemise põhjaveekihi vett sisse. Ja Lasnamäe Kunda põhjaveekihis on siis segunemine pinna ja põhjaveega suurem. Nii et siin on siis nagu näha need potentsiaalsed näitajate kasv, et Lasnamäe Kunda veekihis on siis karedus, suurenev orgaaniline sisaldus, nitraadid, kuna tegemist põllumajandusliku maakasutusega, sulfaatide tõus, rauatõus. Ja siis Ordoviciumi Cambriumis on siis ka tegelikult need suhteliselt samad veesisald või need kasvutrend, aga sellegi poolest nad jäävad alla sellise nendele ohtlikele ainete piirarvule. Ja sellega oleks siis minu poolt kõik.